Inseneeriast. Saatesari, kus kuulame lähemalt, mida põnevat teevad insenerid ja tööstusettevõtted. Tere, minu nimi on Andres Velling. Kuulate Inseneeriast podcasti järjekordset osa. Kutsume endale külla siia Eesti erinevate tehnoloogia- ja tööstusettevõtete esindajaid, et küsida, mida nad teevad, kuidas neil läheb, mis probleemid neil on ning kuidas nad need lahendavad. Minuga koos stuudios on kaassaatejuhina Rektori tegevjuht Martin Vares. Tere. Ja täna on meil külas Boltist Taavi Piibar. Tervist. Taavi, kas sa saaksid anda ülevaate sellest, et kuidas näeb välja teekond EBS-ist maailma väärtuslikuma OÜ ostuinseneriks? Teekond on päris kirju olnud, et alustasin ma esimesena päris töökohana sellises ettevõttes nagu Baltic Works, mis on ABB elektrimootorite tehase allhanke ettevõtte Eestis. Ja alustasin ma seal täitsa nagu kontori abilisen, ma olin äkki 20 aastat vana. Ja liikusin siis tootmismeistriks. Umbes 8 või 9 aastat seal tootmises ma olin ja siis Baltic Works kuulus Soome ettevõtte gruppi, kes omandas ühe tootmisettevõtte Rootsist, mille tootmise me siis Eestis püsti panime. Tehaspakid kokku ja panime ta Eestis tööle. Selle ettevõtte nimi on Fiberbar Composites. Toodab, see on nüüd äraspidine termin, ekstrusioonile on pultrusioon meetodil klaaskiu vardaid. Ka seotud elektrimootoritega, väga nišitoode, trafod, elektrimootorid ja sellised. Ja seal ma siis töötasin äkki 5 aastat. Nüüd kokku olin ma selles Soome grupis 13 aastat tööl ja käis ta niimoodi üles-alla lainetes, kuni ma lõpuks tundsin, et on hädasti mingisugust uut väljakutset vaja ja sellel hetkel just oli Cleveron saanud tiivad alla ja otsimas enda meeskonda uusi inimesi. Ja kandideerisin täiesti uue nurga alt, kui senikaua olin nagu tootmise poole peal olnud nagu tootjana, siis hoopis teise laua otsa maandusin niisuguseks ostuinseneriks, ostu poole peal. Ja Cleveronis oli väga järsk selline ettevõtte areng toimumas just, et hästi palju inimesi tuli pardale ja see oli, kuidas ma ütlen, tormiline, kiire, aga tore aeg. Ja Cleveronis sai aeg läbi ja liikusin edasi ühe väikse tuumik meeskonnaga Parcel C nuti postkasti arendama. Seal ma lõin kaasa 1 aasta, kus selle aasta jooksul panime üles tootmise ja juurutasime oma mingisuguse ERP süsteemi väikse ja hakkasimegi nagu päris otsast pihta nagu, ja lõpuks tuli siis selle tulemusena tuli välja siis see postkast. Ja sealt, kuna nüüd osad kolleegid Cleveronist olid liikunud Bolti, siis sealt kutsuti, et tead, sinu profiiliga meest on õudselt vaja siia. Nii ma sinna maandusin. Siiamaani nüüd olen 2 aastat seda seal oma jutte sirgeks tõmmanud. Aga kui me lähme nüüd täitsa sinna alguse poole, eks ole, et sa ütlesid, 20 aastat läksid põhimõtteliselt tootmisse tööle. Mis see sinna tõmbas või kuidas see üldse niisugune loogiline jätk oli keskkoolile? Tegelikult see oli niisugune ebameeldivate sündmuste tagajärg, et ma töötasin isa ettevõttes, aga tänu Vene turu, isal on transpordiettevõte oli siis, et tänu Vene turu ärakukkumisele siis oli vaja minna omal käel laia ilma õnne otsima. Et pigem niisugune sunnitud olukord. Selles mõttes on see huvitav, et eks ole, kogu aeg on juttu sellest, kui suur see inseneride põud on ja kui raske neid leida on, et nüüd meil on siin laua taga üks näide olemas sellest inimesest, kes on ilma akadeemilise hariduseta selle tee sinna ikkagist leidnud, eks ole. Et ma ei tea, kuidas see sinu nagu pilgu läbi on see, kui sa nüüd tagasi vaatad, on see kõik siuke loogiline teekond olnud? Ta on iga järgmine aste on tekitanud omamoodi sünergiat minu eelneva kogemuse peale. Et kindlasti on kõik need sammud olnud väga kasulikud tagantjärele vaadates, hetkes vaadates, võib-olla ei märka kohe seda nagu edu valemit, eks ju. Aga kõik kokku tekitab sellise nagu kompoti, mis toetab.
Mis see esialgne siuke õppimiskõver oli, et üldlevinud ikkagi tootmises teadmine, et kõik, kes alustavad ja ka ülikoolist tulevad bakalaureuse insenerid on täiesti lollid ja saamatud ja midagi nad ei tea ja siis ja et tootmises on väga palju infot, mida peab omandama selleks, et üldse seal midagi tehtud saaks. Ja sa tulid logistika pealt ja läksid ja hakkasid tegema. Jah, minu varjatud pluss oli see, et ma rääkisin soome keelt. Ettevõtte oli soomlaste oma. Et see oli nendele nii-öelda, ma sain hiljem teada, see oli ikka vaikimisi nõuekandidaadile ja muu ma siis korjasin nii-öelda tee pealt ülesse kogu selle info ja teadmised. Aga ma ütleks nagu tagantjärele, ega need akadeemilised teadmised tootmises, see oli väike tootmine esialgu, väga nagu rolli ei mängi. Mis mängib rolli on, kes teevad siis ettevõttes seda tootmist, on need inimesed. Ehk siis suhtlus töötajatega. See on minu arust primaarne. Jah, tootmises juhtimiseks sul on 2 varianti, ma arvan, et kas teada valdkonda väga hästi kohe alguses või siis olla väga õppimisvõimeline ja osata siis juhtida inimesi, kes seal juba koha peal on. Et tundub, et võib suht kindlalt öelda, et sul oli see teine variant, siis oli väga käpas, et said kohe jooksma. Jaa, suhtlemisega ei ole mul olnud nagu kunagi probleeme, aga seal oli jällegi omakorda niisugused toetavaid faktorid, eks. Ma olen eluaeg olnud tehnikuhuviline ja mul hakkas seal nagu tootmises kohe käsin nendele masinatele peale ja see oligi niisugune orgaaniline kasv siis nii-öelda meistrist, eks siis tootmisjuhiks, kus tuli ka masinate nagu hooldus ja kogu see infra nagu enda peale võtta. See lihtsalt jällegi, mis ma alguses ütlesin sellest sünergiast, eks ju, et kõik üksteise peale nagu laob ja tekib siis lõpuks mingisugune hoopis uus, parem või kõrgem üksteist toetav tase. Jah, ma arvan kogu siin selle tausta puhul oluliseks ongi see, et sul on mitmekülgne taust ju, mis näitab ära, miks sa tänases rollis suudad kindlasti nagu väga hästi toimida, et sul on sertifikaadid keevitamises ja asjades, et mis tingis selle, et oleks vaja keevitamissertifikaati ja võib-olla siis ka, et kas täna kuidagi kasuks ka tuleb. Ma eeldan, et sa Boltis ise neid tõukse kokku ei keevita. See on puhas eralugu, jah. Ma olen eluaeg lapsest peale tegelen võrride ja mopeedide ja mootorratastega, eks, et sealt selline ehitamise ja tehnika huvi tuli minuga kaasa igale poole. Ja kui see keevitamine nüüd võtta, siis see oligi lihtsalt, ma oskasin seda enne, eks ju, aga lihtsalt, et käia see kursus läbi ja saada kõikidest erinevatest keevitusvariantidest siis mingisugune ettekujutus. Ja mul on endal selline värkstuva, kus mul on enda keevitusmasin ja tööpink ja mutrivõtmed ja kõik jutud, eks nüüd. Et see huvi jätkub. Ja jõudsime asja tuumani, et tegelikult see isiklik huvi tehnika vastu ja tootmise vastu, kui see on olemas, siis sinna tootmist puudutavatesse rollidesse sisseelamine on märksa lihtsam. Mul endal samamoodi, kui ma esimesse tööpositsiooni insenerina läksin teisel baka-aastal, siis ega ilma isikliku huvita ei oleks ilmselt nagu sisse elanud nii kiiresti. Ja siin meil on nagu sarnasus, et samamoodi mootorrataste ehitamine oli see, kus enamus nagu metalliga seotud ja sellist nagu keerulisemat inseneeriat sai oma huvi tõttu siis arendatud ja samamoodi YouTube'i või ma ei tea, kuidas sina õppisid, aga mina õppisin YouTube'ist keevitama. Aga lähme siis äkki sinna Bolti juurde. Tunnetuslikult on see väga selline loogiline, eks ole, et teete tõukse ise ja autosid ise ei tee, aga kus see tegelikult siuke piir või loogika on, et mida tasub teil üldse mõelda ise teha? Sest teil on veel ka jalgrattad tegelikult olemas, eks? Jaa, võib-olla ma peaksin siis natuke rääkima taustast, et meil on erinevatel turgudel on erinevad mudelid ja tegelikult on Boltil endal mitu generatsiooni nüüd juba arendatud tõukse
ja kasutame ka kolmanda osapoole nii tõukse kui e-rattaid, eks. Ja kus tuleb see piir, rahaline piir, et ise arendades ja tootes on võimalik siis neid nii-öelda erinevaid meetodid valida, optimeerida nagu täiesti tootmine. Et me peame vaatama siin nagu tervet toote elukaart. Et üks asi on nii-öelda toote enda hind soetamisväärtus ja teine on siis see, et mis kulud sellega kaasnevad terve eluperioodi jooksul. Et ei ole saladus, et tõuksid tänaval saavad koledasti peksa ja visatakse merre ja lõigatakse kumme läbi ja varastatakse akusid, eks ju, et see on, igal operaatoril on mingisugune kadu. Nüüd hästi suur kulu osa operaatorile on siis nii-öelda operatsioonide käigus hoidmine, ehk siis selle tehnika majandamine. Kui palju peab midagi remontima, mida läheb katki, kui palju on tõuks tänavalt eemal, see pealekorjamine ise on, eks ju, mingisugune juba nagu kindel kulu. Pluss siis kogu see aeg, mis tõuks seisab, ootab, kas remonti või varuosa, et see on nagu saamata jäänud tulu tegelikult. Et kõiki neid kriteeriume arvesse võttes on tegelikult nii-öelda, saad ise kõige paremini suunata seda, kuidas just tehnika vastu peab. Et eriti veel, kui on varasemad generatsioonid on ees, mille pealt siis mingid järeldusi tõmmata. Et mis sõlme paremini teha, milliseid materjale kasutada, millise tootja rehvid on kulumaterjaliks. Et kõik sellised nüansid tulevad mängu. Ja selles mõttes, kuna meil on olemas nagu võrdlusbaas nii enda arendatud tõukside pealt, kui siis kolmanda osapoole tootja TCO analüüsi kohta, eks, et siis tegelikult me näeme seda edu seal nagu mõlemas sambas, et nii soetusmaksumuses kui siis ka operatsioonide käigus tekivate nagu kulude suuruse vahe. Kui palju toode ise dikteeri, me rääkisime elueast, rääkisime nagu välistest teguritest, aga ütleme, et kui toote kategooria selline kogemus üleüldiselt maailmas, et autosid ei hakka ise tegema, ammu tehtud keerukas toode, nii edasi, et seal nagu disaini ja tootearenduskulukus on ka juba märkimisväärne. Nüüd tõuksid, eriti elektritõuksid, ei ole nagu meil maailmas nagu liiga kaua eksisteerinud võrreldes autoga. Jalgrattad jällegi on, et tõukse tasub ise teha, autosid kindlalt mitte ise teha, jalgrattad on seal kuskil vahepeal. Mis eristab seda tõukeratast, et miks just seda on nii selge mõistlik ise teha? Ta on tegelikult palju kergem toode kui e-bike või e-ratas või elektrimootoriga ratas. Ratta juba väga palju mõjutab see, et kus see mootor ja kus on ülekanne ja nii edasi, et seal on nagu eraldi keerukus on sees. Enamasti on veel käigukastid, mis on mehaaniliselt jällegi ka e-rataste arengus on olnud nagu suur plahvatus on tulnud tegelikult viimase paari aasta jooksul. Ja tegelikult nii-öelda off the shelf juppe jagamis eesmärgiks väga jällegi ei ole. Et tõuksil on lihtsalt nagu ei ole neid nii-öelda nii ülimalt keerulisi juppe siis. Jah, tõuks ilmselt robustsem toode, vähem liikuvaid osi, vähem kuluvaid osi, et ettevõttena lõppeesmärgina omades fliiti igasugu erinevatest sõidukitest, siis ikka alustad ju kõige lihtsamast, et kohe ei hakka Google-kurit ehitama. Sa mainisid, te olete juba mitmenda generatsiooni tõukside juures. Et millal see esimene generatsioon välja tuli ja kaugel te olete siis oma iteratsioonidega? Esimesed generatsiooni tõuksid olid nii-öelda consumer grade. Vastupidavus mõõdeti pigem päevadega, kuudega, mitte aastatega. Ja üsna kiiresti tuli meil oma esimene Bolt 3, sest esimesed 2 generatsiooni olid siis need consumer grade tõuksid. Bolt 3 oli siis esimene täiesti oma arendatud tõuks, mis on meil siiamaani kasutuses erinevates riikides. Kohe peale seda tuli Bolt 4, mis on ka meie oma arendus. Siis on kolmanda osapoole tootja
Bolt number 5. Ja nüüd on kõige uuem, mis oli eelmine aasta siin Tallinna tänavatel oli ka väljas, Bolt 6, mis on meie nagu kõik teadmised on sinna kokku pandud ja mitte ainult nii-öelda nagu Bolti esindajana öeldes seda, aga reaalsete testidena, sõidukogemusena võin öelda, et on igatipidi tasemel. Aga mis selle 5 generatsiooniga vahepeal juhtus, miks see siis uuesti väljast tuli? Tõukside nii-öelda arendust mõjutab väga palju siis nõudlusturul. Võib-olla peaks natuke seda mudelit avama, et kuulaja ka saaks aru, et opereerimine ei ole selline, et lähed lihtsalt suvalisse linna ja paned oma tõuksid tänavale ja ütled, nüüd me siin oleme. Et paljud suuremad linnad, Euroopas nüüd enamus suuremaid linnasid korraldavad siis selliseid pakkumisi. Ehk siis võtavad, annavad loa 1, 2, 3 operaatorile ja seal on erinevad nõudmised nendele riistvarale siis. Kuna meie Bolt 6 ei jõudnud valmis, et siis teatud linnadesse nendele pakkumistel osaleda, siis me pidime võtma väljaspoolt tõuksi, millel olid siis need nii-öelda nõudmist täidetud. Esirattala mort näiteks, esiratas suurem, mis iganes, seal on iga linn natukene kirjutab siia sinna midagi juurde, võtab vähemaks. Kas see tähendab, et nii-öelda uut versiooni disainides peate ette mõtlema, mis igasugu hullusi võib keegi kuskil välja mõelda, et Pariis tahab seda, Rooma tahab seda, aga me paneme need kokku ja siis need on mõlemad rahul ühe tootega? Enamasti see nii on, et jällegi turg on väga, väga nagu noor, et siin toimub väga palju settimist. Enamasti need nüüdseks üle Euroopa vähemalt need linnade nõudmised enam-vähem kattuvad. Ehk siis on aeg-ajalt tuleb selliseid out of the box nõudmisi nii-öelda, mille me oleme ka nagu jooksvalt oleme suutnud lahendada. Aga nagu põhi on see, et see ikkagi, kui toimuvad siis mingisugused linnale iseäralikud muudatused, siis see tehakse selle nagu põhidisaini peale. Ehk siis tootes see on nagu mingil määral modulaarsus siis planeeritud? Ma ei saa seda öelda. See oli ikkagi nii-öelda, ütleme, ta oli siis tootmise mõistes oli ikkagi nagu versioon. Et jah, olid ka nagu riistvaras ikkagi muudatused sees, mis ei ühti siis selle põhitootega täpselt. Võrdlemisi tänavapildis igapäevase tootega paistab, et nüansse on nagu maru palju, et kuidas te seda kõike haldate, et võib-olla lähme siis nii-öelda nagu siit lõpust lahenduste poolelt tagasi algusesse ja millised näevad välja Boltis siis tiimid, kes neid tooteid välja mõtlevad, planeerivad ja mis sealt edasi siis see protsess on, et versioone on olnud 6, aga kuidas jõutakse, mis sammud on vaja teha, et oleks versioon? Bolti tiimis siis on hardware, riistvara tiim, eks ju. Et meil on natukene selline riik riigis, suures Boltis väike oma niisugune saarekene, mis siis tegelebki ainult siis selle riistvara arenduse poolega. Kuuluvad meil sinna veel tootejuhid, meil on oma elektroonikainsenerid, kes seda IoT lahendust mõtlevad. Siis on powertrain, ma ei oskagi nüüd eesti keeles öelda, powertrain engineer. Ajamist siis või? Jah, kes siis koos tootjatega arendavad akusid, mootoreid ja kogu sellest nagu ajamit. Ja siis muidugi riistvara insenerid. Ja arendus on siis jagatud nii-öelda erinevatesse etappidesse, millele on erinevad isegi prototüübi nimed või faasid, ütleme. Ja igas siis prototüübi faasis saab nagu disainiga järjest täpsemaks minna. Ütleme, et millest siis kõik algab sellise sisendi korjamisega, et meil on tegelikult seda sisendit tuleb mitmest eri suunast. Korjame nagu otse kasutajate tagasisidet, siis me korjame ka läbi äpi, saame ka kaudset tagasisidet kasutajatelt, eks ju. Mis see otse tagasiside tähendab? Küsimused. Et mõnikord see on jällegi nagu suunatud turule, võib-olla teil ei olegi tulnud, aga pärast sõitu, eks ju, kuidas oli sinu experience, mis oli mitte nii tore, mis oli väga tore ja edasi. Ja on ka nagu otseselt call your customer nii-öelda inimesed, eks ju, kes helistavadki ja väga suunatult küsivad siis mingi teatud sihtgruppide esindajatelt väga, väga spetsiifilisi küsimusi.
ehk siis see on jah nagu otsene tagasiside, aga siis äpi kaudu nii-öelda liigub ka nagu, need on need terms and conditions, korjatakse mingisuguseid andmeid, eks. Ja nende nagu siis liikumisteed ja eelistused, see ei ole nagu personaliseeritud, aga see on jällegi nagu selline data pool. Nii, selle sisendi põhjal siis pannakse paika mingisugused optimaalsed parameetrid, kui pikad on sõidud ja mis on suurimad hooldust, remonti vajavad sõlmed ja nii edasi. Veel üks suund, kus siis seda tagasisidet tuleb, on ka mehaanikutelt, ehk siis inimestel, kes päev otsa nagu remondivad neid, parandavad tõuks. Ma pean siia tooma sisse sellise nagu ka, on siis massi efekt või mastaabi efekt. Lihtsalt, et kuulajale nii-öelda arusaadavaks teha, et kui sul on nii-öelda 100 000, 200 000 sõidukit on fliitis, eks ju. Ja sul on mingisugune üks rutiinne tegevus, mis ma ei tea, võtab 1 minuti aega. Korruta see paarisaja tuhandega läbi ja see nagu kogu summa läheb järsku nagu ükskaks väga-väga suureks, eks ju. Et on ta siis nii-öelda tööaeg, kulu, mis iganes operatsioon, varuosa, eks ju. Et noh, see nagu väga kiiresti võtab see mastaabi efekt nagu väga suured mõõtmed. Ja siis 4. sisend on nagu me rääkisime siin nendest linnade pakkumistest, eks ju, et ka sealt arvestame neid, et safety feature'id, rattasuurused, pedrustus ja nii edasi. Nii, sealt siis tulevad sellised suurimad valukohad, et mida siis arenduse meeskonnaga adresseeritakse. Ja siit hakkabki juba siis arendus pihta. Et esimene on selline alfa prototüüp, millega pannakse siis paika põhiparameetrid ehk siis geomeetria. Lenksu kõrgus, kaldenurk, jällegi kui sirge peab lenks olema näiteks, kui lai. No, see on jällegi nii-öelda väga ergonoomika nagu tuleb siin mängu, eks ju. Ja selles mõttes selle jaoks me seda alfa prototüüpi teemegi, et see sisuliselt nii-öelda nagu Mad Maxi stiilis selline kokku kruvitud ja keevitatud esialgne väga-väga toores, kus siis nagu saad selle sõidu mugavuse ära proovida. Sellele järgneb beta prototüüp, mis on natuke detailsem ja siin juba hakkab nagu modelleerimine hakkab pihta. Ja selles faasis saab enam-vähem lõplik disain selgeks. Ja siin juba tuuakse pardale tootjad. Hakatakse paika loksutama, et millise meetodiga toodetakse mingisuguse raami osasid, materjali ka nagu, et kas on alumiinium, terased, kõik see nagu võrdlus tehakse läbi. Tehakse ka väga palju teste juba. Väga tavaliselt on igasugused väsimustestid, roolikannu, kinnituse, nurga, mis iganes, eks ju, et pannakse see raam jahvatama kuhugi masinasse ja kuni purunemiseni. Oleneb siis tsüklite arvust, et kas siis disain on edukas või mitte. Aga seal ma küsiks ka, et see on selline asi, mida vähesed ettevõtted üldse teevad, eks ole, et päriselt läbi testida selline tsükliline koormus, et kunagi jälle tugevas õpetusesse igast arvutusi tehtud, et palju teil need arvutuslikud ja testimisel saadud tulemused omavahel erinevad? Väsimustestid on ikkagi nii-öelda kinnituseks, lõplikuks kinnituseks, et nad ikkagi näitavad samasse suunda, et muidugi me teeme neid mudelite peal ka tugevas arvutusi, eks ju. Ma täpsetest parameetritest ei oska siin öelda, aga jah, need purustavad testid nii-öelda ongi kinnituseks, et jah, täpselt nii ongi ja ka tegelikult on selliseid nagu peenüansse tuleb päris testidega välja, et kus kohas on keevis liide. Mudelist sa võid ta nagu sisse panna, aga tegelikult on nii, et juhtub õnnetusse kohta, siis tegelikult võib hoopis tugev raam puruneda keevis liitest järelanda. Beta faasis hakkavad ka siis igasugused muude lisadetailide nagu eeltööd. Plastikud, käepidemed, lenksu küljes mingisugused lisavidinad. Ja siin on juba tarnijatega väga tihe koostöö. Hakkame juba nagu kulupooli siin vaatama, et milliseid vorme on vaja avada, kui palju on tal maksma, timeline'i siis nii-öelda paika loksutamine. Ja keskendutakse siis nagu toodetavuse peale. Siia järgneb Charlie prototüüp, mis on peaaegu lõplikult valmis toode. Et siin saavad lukku kõik vormid ja pommid, tarnijad ja selle Charlie prototüübi peal tehakse ka sertifitseerimine ja see esimene kostamise test või selline väike production run. Mis see sertifitseerimine endast kujutab?
ja sertifitseerimine on täiesti eraldi teema, et tõuksidel on siis nii-öelda elektroonikaseadmeid hästi palju, seal on mootorid, kontrollerid, akud, IoT moodul ja selleks, et mingi tootega siis Euroopas opereerida, peab läbima mingisugused testid. Sinna kuuluvad siis elektroonikatestide hulka näiteks raadioemissioonide direktiivi nõudest tulenevad mingisugused väärtused, kuhu siis vahele peab mahtuma. Aga see on siis kohe, selle testi peab tegema teie tõuksiga, et te ei saa, et te annate oma nii-öelda see spec sheet'i ette, ütled, et näe, meil on selline tehnoloogia seal kasutuses ja et noh, see ei saa, sellepärast, et isegi kui sul nagu need komponendid ise on nii-öelda vastavad spekidele, siis tegelikult koosluses sees võib seal tekkida mingisugune üleliigne raadioemissioon, eks ju. Et ka need nii-öelda prototüüpide sammud, eks ju, need käivad nii-öelda, ma küll keskendusin siin põhimõtteliselt nii-öelda raami ja kogu nii-öelda riistvara poolel, et tegelikult seal kõrval käib ka siis nii-öelda samal ajal akude arendus, ka IoT moodulite arendus, eks ju, ja nende arenduse käigus me tellime ka prototüüpe, testime neid nii-öelda eraldi sõlmi eraldi, eks ju, ja lõpus siis seal Charlie prototüübis nii-öelda tulevad nad kõik kokku ja tehakse nii-öelda tootele sertifitseerimine. Et jah, üllatuseks on EUs nagu tõukeratastel on oma standard, mis näitab, et peab sellele vastama. Kas see on mõistlik standard? Eks kindlasti on mingisugused piirväärtused on vaja tarbija kaitseks nagu luua, eks ju, et oleks ohutu toode, eks ju, et aga kust kohast see mõistlikkuse ja see mittemõistlikkuse piir jookseb, ma ei hakka siin kommenteerima, aga ma võin lihtsalt näiteks tuua, et Saksamaa näiteks on eraldi oma nõuded. Et tõuksile siis tuleb teha siis Saksa turu jaoks eraldi sertifitseerimine, et Saksamaal on TÜV ja nende sisemine nõue on nagu nõks kangem sellest EU tavalisest direktiivist, et ka see on nagu omaette väikene maailm. Siin mõned aastad tagasi elektrijalgratast ostes suutsin ennast välja vihastada selle peale, et ongi täiesti võimatu omada Eestis näiteks sellist elektrijalgratast, mis legaalselt võiks sõita kiiremini kui 25 kilti tunnis. Sest sa kas pead jääma alla 25 kilta tunnis, teine variant on saada registrisse ja number panna, aga sa ei saa registrisse ja numbrit, sest sul on jalgratas ja selle mingit tüübi kinnitust asja ajada, see on täiesti lootusetu. Ja põhimõtteliselt jalgratas, mis on võib-olla pädevam kui enamus mopeedid, siis ei saa, ei või olla. Jah, et me räägime siin nii-öelda consumer toodetest ja siis jagamise toodetest nii-öelda. Et kindlasti see jagamise nagu turg on nagu huvitav oleks isegi teada seda volüümi, et kogu jagamise turg versus nagu consumer turg, et palju need inimesi nii-öelda nagu siis ära majandavad, aga tegelikult nagu reeglistik on enamasti loodud nii-öelda sellele laiatarbekaubale. Ja siis see nagu see jagamisettevõtted siis peavad nii-öelda seal laveerima, et kuigi ma usun, et tegelikult see osakaal ei ole üldse väike sõidukite arvu või inimeste reisijate poolest nii-öelda, siis jah, seal ma tegin selle pika pausi, et kas need nõuded on nagu kõik vajalikud ja mõistlikud. Jah, aga eks mõneti ongi värske ka see asi ja teades, kui aeglaselt suured veskid jahvatavad, siis selle optimaalse leidmine võtab aega. Lihtsalt vahepeal on naljakas, kuidas mingid kohad, mida ütleme tootearendajana või lihtsalt olles kursis nende toodetega, on see läbi hobide või mille iganes, et kohad, mis võiksid olla tugevamini reguleeritud toote juures, on olematud ja kohad, kus lihtne asi on ülikeeruliseks aetud, on ebaoptimaalne ja see kindlasti ju mõjutab kogu arendusprotsessi, et insener, kes nagu asja jagab intuitiivselt või teadlikult läheb mingisse teatud suunda ja hiljem peab siis hakkama muutma või pidevalt nagu jälgima, et ikka see direktiividele sertifitseerimisele vastavus oleks nagu on see, mis juhib ilmselt päris palju ka protsessi. Ja, et arenduse käigus ikkagi kõik vajalikud nagu standardid me ikkagi paneme nii-öelda tõuksi nendele vastama
ja noh, tegelikult on niimoodi, et me tõuks on mõnes mõttes paljudes aspektides üledimensioneeritud, et tegelikult me vastame nendele standarditele ja veel üle, et eesmärk ei ole nüüd Euroopale vastav tõuks teha, et ikkagi nii-öelda suuremat pilti silmas pidades on see arendus läbi viidud. Aga kuidas on üldse selles mõttes, et Euroopas räägitakse maailmas kui suurest reguleerijast, et kui sa siin regulatsioonidele vastad, siis mujale on lihtsam minna või on tegelikult nii, et kuskil on ikkagi rangemad nõudmised? Ei saa otsest piiri tõmmata, aga näiteks elektroonika vallas on Ameerika mandril on hoopis teised nagu standardid. Et meil on siin EN, nendel on oma UL standardid ja need ei vasta oma vahel. Et sisuliselt on niimoodi, et UL standardile vastav toode saab kasutada Euroopas, aga vastupidi ei tööta. Siis hakkab juba mingisugusest juhtme isolatsiooni materjalist pihta. Varasemast elust ma tean juhtu, kus kogu toote portfell viidi UL standardil üle, sellepärast, et lihtsalt ei oleks tootes Euroopa ja USA variatsiooni, et me saaksime nagu toota ühe toote seeriaga mõlemale turule vastava toote. Ehk siis see on turu kehtivate standardite haldajate küsimus ka natukene, et ma saan aru, et Euroopa aksepteerib USA standardid, aga USA Euroopa standardeid ei aksepteeri. Jah, see on standardite erinevusest tuleneb eripära, et see ei ole nüüd nii, et Ameerika ei salli Euroopat või midagi sellist, eks lihtsalt ongi, et nendel turgudel standardites sisse kirjutatud väärtused, ehk siis Ameerika standardid on selles nagu elektroonikatoodete puhul on tihedam sõel. Okay. Ehk siis UL standard on lihtsalt karmim kui Euroopa. Jah. Sa ütlesid, et teil on Boltis siis selline väikene riistvara saareke seal keset kogu äppide merd, eks ole. Palju seal saarekesel inimesi on ja kas see tegelikult, eks ole, põhimõtteliselt siis 3., 4. ja 6. generatsioon on teie maja siselt arendatud, et kas kohe algselt oli plaan, et okei, võtame siia nagu terve tiimi jagu inimesi või algul mõeldi vähemalt siis seda oskust sisse osta või outsource seda? Ma arvan, et see kasv on ikka olnud selline orgaaniline ja tulnud vajadustele vastavalt. Tiim on ikkagi aasta-aastalt suurenenud. Meil on kokku umbes 40 inimest. Sinna hulka kuuluvad siis riistvara insenerid, need samad powertraini insenerid, IoT moodulid, elektroonika insenerid. Siis meil on sellised toote elukaart toetavad tugiinsenerid ja siis on meil oma eraldi tarneahela üksus on Hiinas. Ja jah, nagu ma ütlesin, ta on aasta-aastalt pigem niimoodi orgaaniliselt kasvanud vastavalt vajadustele. Mis kompetentsi on meeskonnas kõige raskem leida ostuinseneri? Peaaegu, teisel kohal. Esimene on ikkagi powertrain insenerid on me praegust rolli otsisime vist 1,5 aastat. See on siis inimene, kes jagab kogu seda riistvara, kui siis ka mingil määral siis seda firmware ja kogu nagu liikumisega seotud detailide hingeelu. Aku, mootor, kontroller ja kõike seda nagu koos haldama. Sest tegelikult need on detailid, mida me kõik ise ei tooda. Mida me toodame ise, need tuleb panna teineteisega suhtlema koos tööle, eks ju. Et seal on nagu väga, väga peen maailm. Kust Eestisse tuleb vastav kompetents või kust ta võiks tulla, kuidas me sellest saaks paremaks? Siin on jällegi see nüanss, et näiteks ma võin öelda, et meil tiimis on väga palju selliseid inimesi, kes on tegelenud ülikooli ajal näiteks formulaga. Et ikkagi see nagu päris elukogemus on oluline. Kuivad teadmised, jah, igasugused jõuarvutused ja füüsikaseadused on ja nende tundmine ka oluline, aga jällegi, et omada ka suurt pilti. Et selleks on nii-öelda need praktikad ja kõik see, mis iganes ülikoolid pakuvad kõrvalt, et seda päris kogemust omandada on ikkagi hästi oluline. See on meil mitmest saatest läbi käinud, aga et Formula Studenti kogemust hinnatakse väga palju ja nüüd mõned aastad tagasi lisandunud siis SolarRide'i projekt.
võiks seda pool'i siis suurendada veel, et samamoodi natukene sarnane, natukene erinev, et kuidas asjad koos toimivad ja seal on sellist nagu kõrvalkompetentsi ka juurde, et üks asi on see toode ise, teine asi selle juhtimine, turundamine, kõik need, et jah, ma arvan, et ei ole ühtegi saadet mööda läinud, kus me ei ole tõdenud, et sellised ülikooli kõrvalprojektid tööandja vaatevinklist või tiimijuhi vaatevinklist isegi kipuvad nagu kõlama nagu oleks olulisemad, kui kas nüüd ainepunkte sai tehtud rohkem või ja mis need hinded ikka seal matemaatilises analüüsis olid täpselt. Et me võime siia nagu ringiga tagasi tulla algusesse, et oluline osa on ka nagu isiksus või kuidas siis inimene nagu suhtleb ja teistega toime tuleb. Näiteks meil on hästi hinnatakse ka sellist asja nii-öelda prioritiseerimise ja probleemi lahendamise oskust. On olnud ka kogemusi, kus nii-öelda tuleb siis insener mõnest niisugusest küpsest ettevõttest, eks ju, ja ootab siis oma töölõiku, et millal keegi talle siis ette ütleb. Et tuleb ikkagi ise nagu proaktiivselt tegutseda ja probleemi lahendus siis nagu omal käel leida, et antakse ette nagu probleem ikkagi ja inimene hakkab seda probleemi lahendama. Et mitte ei oota, et millise joonise peame nüüd tegema või nagu et jällegi nagu alguses ütlesime, et kui sul endal on huvi olemas, siis täpselt see ainepunkt ei oma tähtsust. Jah, et kui inseneriks õppima minna, siis tuleb ka mõelda, et kas ma tahan ise vormelit ehitada või mootorratast ehitada või päiksejõul liikuvat autot ehitada või midagi peaks tahtma ise ehitama, et muidu läheb pärast võib-olla keeruliseks. Muidu vaat pärast turundusse. Jumal tänatud, et sa ise ütlesid. Ühesõnaga, maja sees arendate oma tõuksi, maja sees te seda valmis ei ehita. Et räägis natuke enda tööst ka, et ostujuhina sa seal või ostuinsenerina sa Boltis, eks ole, töötad, et mis see siis tähendab? Ja mina oma ametis olen siis tarnija ja inseneri vaheline selline mutter, kes inseneri keelt tarnijale tõlgib ja hoolitseb sellest, et tarnija siis kõigest sellest niimoodi aru saaks ja sellele spekile vastava siis toote või asja veel valmis teeks. Nii kui ma ütlesin, siis osa meeskonnast on Aasias ja masstootmine toimub meil seal. Et mina puutun kokku just selle arenduse poole osaga, kus siis hangin neid kas või Fractorist mingisuguseid painutatud plekitükke selle Mad Maxi prototüübi jaoks, eks ju. Haldan seda tarnijate portfooliot ja ka IoT moodulite tootmine on meil hetkel lähemal. Toodame Eestis. Sa mainisid, et prototüübi faasis tegeleb ka tarnijate leidmisega ja et mis koha peal täpselt sinu roll nagu uue tootearenduses sisse tuleb, et kas see tulebki siis, kui neil on nagu idee olemas prototüübi jaoks või osaled sa mingil määral ka juba disainifaasis? No ikkagi on olemas mingitele kriteeriumitele vastav detail. Tuua näiteks siis alfa prototüüp, eks ju. Selle käigus me tõesti ei mõtle veel liiga palju ette. Et kui eesmärk on saada need põhiparameetrid paika, siis painutatud plekitükk tagatelje kanduriks nagu kõlbab väga hästi. Et kas ta hiljem toodetakse alumiiniumist, ekstrusiooni keevitamise või väljalõikamise, selles faasis ta nagu ei oma väga tähtsust. Et minul tuleb ikkagi nii-öelda sisend inseneri poolt, et meil on vaja sellist asja. Ehk siis algab nii-öelda funktsionaalsest disainist, tootmine on seal abiks lihtsalt, et seda saaks testida ja hilisemas faasis siis minnakse järk-järgult rohkem, et see lõppdisain vastaks siis tarneahela nii-öelda sobivamale lahendusele. Jah. Ja selles mõttes, et oluline öelda, et mitte kõik need nagu prototüübi faasid, kui me näiteks raamist räägime, et need tervet raami me Eestis koha peal kokku ehitame. Et need purustavad katsed ja igasugused väsimustestid, et need ikkagi tehakse tootjaga käsikäes, kas siis tootja enda laboris või siis mõnes sõltumatus kohapealses laboris. Kui palju sa oma positsiooni rakendad nii-öelda majja sissepoole, ehk siis, et sul on kogemus tootmisest, tonkad ise keevitamist,
kui on ikka nagu tuleb disain, mis sa tead, et paremini või teistmoodi disainides leiaks väga palju parema tarnelahenduse, siis kui palju sa seda tagasi pressid? See on aspekt, kus mina koolitarkusega ei vaidle. Okay. Mis nüüd puudutab nii-öelda tarneahela lahendusi, eks ju, et seal ma räägin küll kõvasti kaasa, et millises eelkoostus mingi pommi osa peab olema, eks ju, et kuidas ta siis on mõistlikum lahendada, milline koost, kus kohas koostada näiteks. Millises komplekssuses ühelt tarnijalt ta läheb edasi, eks ju, et see on see koht, kus ma räägin kaasa, aga need aspektid enamasti disaini ei mõjuta. Ehk siis, et toote koostamise tsükli korraldamises, aga mitte otseselt nagu protsessi või disaini küsimustes, mis mõjutavad tootmist. Et disaini küsimused lähevad minust ikkagi nagu mööda, et seal ma kaasa ei räägi, et pigem just, et kui on mingisugune koostu, et kas me nüüd paneme ta siis Aasias kokku, kas me shipime ta ühes tükis, shipime 3 erinevas tükis, 3 erinevas sihtkohta Euroopas ja paneme ta kokku. Et no need on need aspektid, millega mina töötan. Okay. Milles seisneb täna Aasia ja Euroopa tootjate vahe? Ei saa üle ega ümber hinnast. Et meie nišis ikkagi hinnaeelis on Aasia tootjate käes. Kui kunagi räägiti, et ikkagi kvaliteedi mõttes on Aasia taga, siis kuidas selles osas täna see suhe on? Kuna meil on ikkagi oluline osa tiimist on ka koha peal olemas, eks, siis ma ütleksin, et see suhtumine on erinev, kui läheb sinna nii-öelda kohalik inimene või siis väljastpoolt tulnud äripartner, eks. Ja meil on nii-öelda kvaliteediinsenerid, tarneahela inimesed, kes siis hoolitsevad nii-öelda selle kohapealse suhtluse eest ja reaalselt käivad siis tehastes pistelisi kontrolle tegemas, kuni täiskontrollideni välja, eks. Et kui seda osa kontrollida, siis tegelikult see kvaliteet ei ole, saab suunata kvaliteeti, ütleme niimoodi. Ja ei ole etteid siin tootjatena. Okei, nii et selles mõttes on ikkagi oluline ka see, et sul on keegi seal koha pealt, ei piisa ainuüksi sellest, et ütled, kuule, meil on päris okei volüüm. Kindlasti mitte. Ma ei tea, kas te olete näinud, et paljudele komponent või toodetele siis tehakse selline ümmargune kleebis, et CQ paast, mis tulevad Aasiast, eks. Et me siin omagis seal on nalja teinud, et kui on ebakvaliteetne toodet, kas sul see kleebis oli seal peal või? Et kui ei olnud, siis on selge, et kvaliteedikontroll on tegemata. Aga jah, kvaliteeti saab väga palju suunata sellega, et oma inimesed on koha peal, see vahe on tõesti suur, mis on nii-öelda väljast tulijale, võõrale inimesele nii-öelda koha peal orienteerumiseks on siis nagu hästi raske on siis leida ära see allikas või see source. Aasias on selline kultuuriline eripära, et kui sa midagi küsid, siis kõik on alati nõus vastavad. Jah, mina saan sulle teha selle raami, eks ju. Aga ta jätab ütlemata, et see tehas kuulub ta onupoja, tädi, sõbra, vennale, eks ju. Ja onu ja poeg ja tädi, sõber ja kõik on seal omamoodi vahel ja selline nagu vahendajate lüli, eks ju. Et kindlasti parima tulemuse saavutamiseks on kohapealne inimene, ütleksin, vajalik. Kui raske või keeruline või äkki hoopis lihtne on leida neid kohapealseid inimesi, keda siis saab usaldada, et ta ei lähe läbi selle jada ise ka, vaid leiab selle algpunkti? Mul väga raske siin kommenteerida, aga meie edu on olnud see, et need inimesed on ikkagi nii otseselt Bolti palgal, et ei ole mingite väliste konsultantidega ega kohapealsete mingite väike ettevõtjatega. Tänases olukorras on kindlasti kasulik ja selgelt teie jaoks töötab see, et oma inimesed koha peal toimetavad, aga nagu ikka esiteks kaugel tootmisega, teises kultuuriruumis tootmisega kaasnevad teatud riski, maailm muutub kogu aeg, Hiinas tööjõud on pigem langustrendis, hinnad ka kasvavad, kuigi täna nad on veel konkurentsis. Euroopa ja üldiselt läänemaailma ettevõtetes räägitakse väga palju nii-öelda
tagasi lähedale toomisest, just vastupidistest trendidest, seda ennetamaks, et mis sa näed, et mis need jõuvahekorrad nii-öelda läänes ja ütleme siis Hiina spetsiifiliselt või ka Hiina ei ole ainuke riik Aasias, kus toodetakse, et mis sinu nägemus on, et tulevikus kuidas muutub, kuidas areneb? Räägitakse tõesti väga palju sellest nearshoringust, eks ju. Mis on ta siis nagu põhjused? Ma arvan, siin on kompott, et üks on siis geopoliitilised riskid, Hiina suhted muu maailmaga, Hiina enda majanduslik olukord ja majandusareng ja näiteks Hiinast importimisel erinevatesse riikidesse, erinevatele artiklitele kehtivad ikkagi importimisel tollimaksud. Näiteks Ameerika turule Hiinast importides on kõvasti kõrgem impordimaks kui Euroopas tuues. Eraldi segment on veel jalgrattad, e-rattad, eks ju, et nendele isegi Euroopasse importimisel on selline antidumpingumaks, mis on päris kõrge. Ja selles valguses kogu see maailma tarneahelad nii-öelda, nagu sa ütlesid, enam Hiinasse investeeringuid nagu väga tulevikku ei tehta. Et mida me näeme on see, et hakkavad nii-öelda Hiina lähiriikides siis tootmised on püsti pandud. Tai, Vietnam, et otse loomulikult selle hinnataseme vastu Euroopas ei saa. Aga tõsi on see, et maailm on muutumises ja Hiina ei ole enam selle eesotsas. Ja seal on kindlasti teisi trende ka, mis seda võimendavad, et igasugu toodete itereerimistsükkel on pidevalt lühenenud aastast aastasse ja eriti mõõdetavanda või eriti silmapaistevanda, kui nagu pikemat perioodi vaadata. Ja kõik tooted ei ole loomulikult masstooted, et Baltil tõuks õnneks kulub nagu oma jagu, et siis seal on see nii-öelda kaugel tootmise riskid tasakaalustatud selle hinnavõiduga suht tugevalt, aga nagu ise ütlesid, et ostuinsenerina pead siis tegelikult kaaluma toote arendustsüklis erinevates kohtades erinevaid tootmisvõimalusi. Et ei ole nii, et panen Hiinasse tootmise püsti ja siis kõik asjad on seal, et mingid asjad tuleb ikkagi lähedal toota, on see prototüüpimiseks või väikeseeriaks ja testimiseks. Ütleme alustavale ettevõttele, kes tahaks näiteks Boltiga konkureerida tõuksi tootmistes, et kas ta peaks minema esimese hooga Hiinasse ja palkama ostuinseneri või kui sa ise teeks, kus alustaks? Sest sa oled ju Parcel-C'iga alustanud. Ja oleneb kogustest. Et väiksemate kogustega, kiirete iteratsioonidega muidugi Aasias asja ei ole, et kui seal on raha põletada ja vaja toode valmis saada nagu toote küpseks, et siis ikkagi kiire tsükkel tähendab seda, et tuleb asju osta ikkagi lähedalt või võimalikult lähedalt. No võt, nii et ühte õiget vastust ei ole ja sellepärast ongi ostuinsener ettevõttes teine kõige olulisem inimene. Aga Taavi, aitäh sulle meile jagamast kõike seda infot ja Boltis on kindlasti infot rohkem, mida me kas ei olnud aega või ei lubatud küsida, mis mõlemad on okeid ja loodame, et me saame uusi tarkusi mõnel järgneval aastal sind uuesti kutsuda ja kuulata. See oli siis tänane saade Boltist. Aitäh! Aitäh kutsumast! Aitäh! Inseneeriast!